alustada tuleb headest õpingutest, tuleb olla kindlasti tudengielus aktiivne ja tuleb seada endale mingisugused sihid ja eesmärgid, et ei saa valida ainult ühte teed, et õppida tublisti või kõvasti lüüa laineid siis tudengielus ja õpingud jääda nagu nurinasse, et ma arvan, et see peab olema niisugune kuldne kesktee. Aasta tudeng 2015 tiitli pälvis pikaaegne Roboteksi korraldaja Martti Arak. 2009 astusin projektijuhi rolli ja siis, kui hea sõbra Jaanusega selle ette võtsime ja läbi sai, siis võrrelda numbreid, võib-olla selle aastaga on kõige nagu parem näide, et kui see aasta oli 14 000 pealtvaatajat, siis oli 1400. Et kui praegu oli 17 võistlust, siis oli üks võistlus. Kui praegu oli 3 päeva, oli seal 1 päev. Kui praegu oli üle 500 roboti, siis oli 20. Kui oli siis kord 90 robotehitajat, siis seekord oli üle 1000. Innovatiivne terves maailmas niisugust asja teist pole. No esialgselt see oli niisugune tavaline tudengiprojekt, niisugune hobbi rohkem. Me ehitasime prototüübid mitu tükki ja kõik nad töötasid. Aasta tudengitegu on startup-ettevõtte Linergy leiutatud merelainete energiakonverter. Mektori andis suurt abi, nagu andis meile ruumi, kus tegutseda. Nüüd me juba töötame Iirimaaga, Indoneesiaga, Poolaga ja nii ongi.